Märt Sults, palun! Auväärt esimees, kolleegid! Kuna haridusmaastikul ja haridusrahastamisel on igasugune segadus ja see ajendaski uuesti härra minister Ligile esitama arupärimise. Ja arupärimine oleks siis nagu selline, järjekordselt lasteaiaõpetajate töö väärtustamisest. Et alushariduse pedagoog ehk lasteaiaõpetajad saavad oma kvalifikatsiooni ülikoolis, sarnaselt ülejäänud pedagoogidega. Lasteaiaõpetajatel lasub sarnaselt kooliõpetajatega samasugune vastutus, tihti ka suurem. Õpetajate kvalifikatsiooni nõuded, täiendkoolitusi ja muid kvaliteedi kindlustamise nõudeid rakendatakse täna nii kooliõpetajatel kui ka lasteaiaõpetajate suhtes. Kvalifikatsiooni nõuded peavad olema täidetud. Ometi pole lasteaiaõpetajatele tagatud palga alammäärasid nagu kooliõpetajatele. Praegu pole ka kooliõpetajatele alammäärasid, sellepärast härra Ligi ei osanud meile seda öelda. Rääkimata sellest, et lasteaiaõpetajate palgad ulatuksid kooliõpetajate palkadeni. Samuti erineb kooliõpetajate puhkus oluliselt lasteaiaõpetajate omast. Kui kooliõpetaja puhkus on 56 päeva, siis lasteaiaõpetajate puhkus on 42 päeva. Seega on tekitatud olukord, kus justkui on loodud ühesugused standardid, kuid hoolimata sellest on hüved väga erinevad. Ja siit ka küsimused. Miks ja mis kaalutlustel ei saa riik määrata lasteaiaõpetajatele töötasu alammäära? Mis põhjusel ei saa pedagoogilise kõrgharidusega kvalifikatsiooni nõuetele vastava alushariduse õpetaja palka viia samale tasemele kui põhikooli õpetajate omaga? Miks ei saa lasteaiaõpetajate puhkusele võrdseid miks ei saa lasteaiaõpetajate puhkepäevi võrdsustada õpetajate omadega? Ja nüüd on siin veel lisaks keskfraktsiooni allkirjadele ka 1261 lasteaiaõpetajate allkirja. Nad on siin. Kui lastakse see samane veega alla, siis 1261 allkirja veega alla lasta ei saa. Nii et jõudu jaksu, härra minister, ebamäärase vastuse andmisel.